Pärast nappi kaotust USA-le Pariisi olümpial lasevad meie pallurid staadionilt lahkudes bussis kõlada laulul. Kuigi kaotati, saadi palju enesekindlust heast esitusest, mida Pariisi publik valjuhäälselt toetas. Eesti mängis kollektiivset kombinatsioonilist söödumängu, mis publikule meeldis. Pall oli statistika järgi 60 minutit mänguajast USA poolel. Eesti spordilehe hinnangul saab Eesti isegi rohkem kiita kui suuremad pallimaad. Ajakirjanik Oskar Lõvi sõnul võib rääkida isegi Eesti mängukoolist. Pariisi ajalehed, ja neid on tõesti palju, kiidavad eestlaste mänguklassi ja oskusi ning märgivad, et meeskond vääris paremat saatust. Kuid välja tuleb ka allajäämise põhjus. Eesti meeskond küll domineeris rikkalike kombinatsioonidega ja esitas kindlalt teaduslikku mängu, kuid oli kõigest selles liiga pikaldane. Eesti mäng olevat peen, täpne ja mõnus jälgida. Söödud on kindlad, mäng kollektiivne. Ühe ajalehe sõnul oli eestlastel enam kui 10 korda võimalus lõpetada oma pealetunge väravaga, mis olnuks kergelt saavutatav, kuid iga kord nurjas need üritused ameeriklaste kiirus kaitses. Puudus otsustavus värava ees. Üks väljaanne kiidab nimeliselt meie väravavaht August Lassi ja poolkaitsjat Elmar Kaljotit, kelle 2 lööki 30 meetri pealt olid lihtsalt super. Prantsuse meedia avaldab kahetsust, et Eesti turniirilt välja löödi. Muuseas, USA läks järgmises ringis kokku tulevase võitja ja lähiaastate maailmavalitseja Uruguayga ja kaotas vaid 0-3.